Selle laua taga töötas siin Riigikogu hoones ametnik, kes muude asjade seas tegeles ka hasartmängumaksu seadusega. Ja nagu näete, see laud on nüüd korda tehtud, kõik asjad ära viidud, isiklikest asjadest võib-olla ainult see lilleõis jäänud, sellepärast et ametnik lasti seaduses oleva vea pärast lahti. Kas ta tõesti tegi vea või on ta lihtsalt patuoinaks tehtud, selle üle on nüüd lahti läinud suuremat sorti vaidlus, mis on otsapidi kohtus. Hasartmängumaksu seaduse muutmisel tehtud vigase sõnastuse tõttu jäid õnnemängud maksustamata ning Riigikogu sisene uurimine leidis, et süüdi on majanduskomisjoni ametnik Pia Schulz ja tema nime asemel on nüüd uksesildil tühi auk. Mina nagu asutuse juhina vaatan, et meie asutuses tehtaks kvaliteetset tööd. Konkreetsel juhul küsimust menetleti, leiti, et oleks pidanud seda tööd teistmoodi tegema. Et see avalik tähelepanu tõesti on täiesti tarbetu siin. Kuid ka Riigikogu komisjonid peavad seaduse korralikult üle vaatama. Komisjoni nõuniku ülesanded on täpselt määratletud ja seda, kas algatatud distsiplinaarmenetluse tulemusel leitud ametniku töövead olid nii suured, et lahtilaskmine on õige karistus, see vaidlus on nüüd lausa jõudnud kohtusse, sest ametnik on lahtilaskmise vaidlustanud. Kolmandik Riigikogust andis Aivar Koka eestvedamisele üle allkirjad, et lahtilaskmine ei ole kohane karistus ning ametnik tuleks tööle tagasi võtta. Ma ütlen ausalt, et see on väga ebaõiglane otsus, mis tehti. See ametnik ei ole absoluutselt süüdi selles, mis juhtus selle seadusega. See seadus tuli Rahandusministeeriumist sellisena, nagu ta ka vastu võeti. Ja selle ametnikul ei palutud mitte kordagi rääkida või vaadata üle rahalised pooled, vaid hasartmängu seaduse pool. Nii et süüdistada kedagi selles, mida ta teinud ei ole, või selles, et ta on ajakirjanikega vestenud, minu arvates on ebaõiglane. Riigikogu esimehele Lauri Hussarile teatati distsiplinaarmenetlusest, aga Hussari sõnul ta sekkuda ei saanud, kuid palus mõelda, kas lahtilaskmine on ikka kohane. Ma vestlesin tõepoolest kantselei direktoriga selles küsimuses, ta teavitas mind distsiplinaarmenetluse alustamisest ja nendest asjaoludest ja ega meil rohkem seal juttu ei olnud, et selle vestluse käigus ma leidsin, et võib-olla ei tuleks rakendada distsiplinaarmenetluse kõige rangemat karistust, aga kantselei direktor loomulikult, ma rõhutasin ka seda, et kantselei direktor on oma otsustes vaba. Kuid üks osa etteheitest Riigikogu sisemises distsiplinaarmenetluses oli ka avalikkusega suhtlemine. Kui ta poleks avalikkusega suhelnud, kas ta oleks ametisse jäänud, see oli üks etteheide? Võime küll sellele järelduseni jõuda, sest vigu ikka tuleb ette ja tavaliselt ju menetluse käigus vaadatakse, kas inimene analüüsib, mõtleb, vaatab, miks selline viga juhtus, kas saaks oma tööd kuidagi parandada. Reeglina ei minda esmajärjekorras meediasse rääkima seda, et kõik teised nagu peaksid vaatama, miks see viga juhtus. Mitte keegi ei ole ju keelanud ametnikule ajakirjanikuga suhtlemist, et see ei ole seal ju kirjas. Küsimus on lihtsalt selles, et millises valguses ajakirjanik ühte või teist fakti välja paista lasi ja selle üle käib praegu arutelu. Viga läks riigile hinnanguliselt maksma 5–6 miljonit eurot, ütles Aivar Kokk.